Nii, nüüd läks. Olgu siin siis ära toodud ka selle Ismail Šomoni või siis vana nimega kommunismi tipu asukoht. Siin Korženeva on lähedal, ka sellega puutusime kokku ja eelmise aasta Lenin on siin siis, nii et küllaltki lähestikku kõik Pamiri 7000-lised. Ja olgu siin siis ära toodud ka meie grupp, siin 6 inimest, vähemalt 15. juulil Tširgatalis oli selline koosseis, aga meil kujunes olude sunnil selline skeem 1+4+1. See edaspidi siis selgub, miks ja kuidas ja kõige paremini ma muidugi tean ainult seda 4 seltskonda, sest seal ma olin. Muide, siin siis palju inimesi Eestist on seal käinud selle Šomoni või kommunismi tipul. Wikipedia ütleb 28, siin Helme Suugi käest sain infot hiljuti, et veel üks on vaja lisada, üks vene nimega, mul praegu ei ole meeles, aga ja no siis meie 5, nii et 34 on nüüd tänavuse aasta seisuga. Ja kes tahab täpsemalt teada, kuidas meil see grupi kujunemine oli ja üldse tehniliselt toimus, võib lugeda siis sealt mul kodukalt. Nagu ikka, Turkish Airlines. Me muide ei liikunud koos sinna sihtpunkti poole, vaid niimoodi gruppide kaupa, osa läksid varem aklimatiseeruma, osa siis hiljem. Ja meie siis nagu firma, kes meie asju seal korraldas seal, ühesõnaga, ja kelle teenuseid me kasutasime, oli siis Pamir Peaks. Iseenesest nende kodukas on küllaltki lahja ja täiesti mul tekitas algul täiesti stressi nendega suhtlemine, aga tegelikult tagantjärele väga tore niisugune suhtumine ja oleme väga rahul, ühesõnaga täiesti soovitan. Siin all on siis see hotell, kuhu meid toodi, väga niisugune uhke nõukaaegne hotell. Ühe öö saime olla, siis sõitsime Tširgatali, seal saime kõik kokku. Ja kui varasemad seltskonnad on kurtnud siin Üllar Põld ja et küll seal nädal aega ootate kopterit, siis meil oli nii sinna sõit laagrisse kui ka tagasisõit umbes nii, et pool tundi on aega, kopter tuleb. Kas saate? Nii et ühesõnaga väga kiirustades. Selline siis, mida ma muidugi natukene kartsin, et selline kõrguse võtt ikka poole tunniga, see paneb ikka nii kangemadki mehed põdema, aga ega väga hull ei olnud. Täna siis meid on peaaegu kogu grupp koos siin, meie grupp 5/6 vähemalt on fikseeritud. Võib-olla mõni kusagilt nüüd nurga tagant piilub. Kodust ja siin praegu on võimalus ülekandega. Nii, kopteripildid siin, mul on palju pilte, ma lasen nii kiiresti läbi. Ja nüüd olemegi kohal, umbes 60% hapnikust on seal sellisel kõrgusel. Kui võtsime kotid selga, siis andis tunda küll, et ikka niimoodi. Minule muide oli see omamoodi déjà vu. 31 aastat tagasi tegime seal kandis matka ja käisime ka sealt laagritest läbi. Siis oli seal mõlemad laagrid, Žulaevi aasal ja Moskvina aasal. Ja mõlemas olid Eesti kokad, kes meile süüa andsid ja olen väga head muljed sellest jäänud. Siin kohustuslikud niisugused tegevused, ikkagi lipp tuleb välja panna. See lehvis meil kuni lõpuni. Siin näete ilusti grupp koos, 6 inimest. Ja niimoodi me siis siin elasime. Telgid olid sellised kahekordsed, väga mõnus oli seal nii palava kui külmaga olla. Sööklamaja, meie pühamu. Ja muidugi vaade meie põhieesmärgi poole. Siin siis see
marsruut läheb pikki seda Patja või see on Sirbiks nimetatakse ja siit mööda Borotkini ribi, Krudi, see on siis rinnad ja siit siis üle Firni platoo siia tippu. Nii et nii ta käib. Sööglaknast oli kogu aeg selline pilt ilusti, kui õigesti istusid, siis võisid imetleda. Niisugune tüüpiline see järvekene seal, kes on käinud, teab madal soine, soiste kallastega. Ilus vaade laagrile, laager on siin, järv. Tõusid üles. Nüüd on tema nimi pandud ametlikult Azadi, mis tähendab vabadus, mis on palju parem nimi. No, Tšeterõht proovi sa teises keeles kirjutada jamad. Ja no siis kõigepealt niisuguste 7000-liste puhul on see võtme küsimus on aklimatiseerumine. Ja meil oli siis plaan, et Korženeva nõlvadel aklimatiseerume, sinna kusagil 3. laagrisse või veel kõrgemale lähme ja vaat seda teed siis me, mis on punasega tähistatud, sain ühitada 3-4 korda edasi-tagasi, nii et kes rohkem, kes vähem. See on Mospinaal-jõustis siin ees. Ja nüüd ütleme linnulennud, siis on meie see lahinguväli selline, et siin on siis Korženevskaja tipp, baaslaager on siin, Azadi ja Šomoniidi. Nii et nad on vastassuunas, hoopis need 2-7000-list. On niisugune mõnus astumine, jõustiks mul siin me kassigi ei pannud alla. Siin saime ka kaljuronimist teha. Ka midagi hullu ei olnud seal, teerada tegelikult on, see kaugelt paistab hullu, aga midagi hullu ei ole. Siis neid tugiköisi oli kohati pandud, kas neid nüüd pidi kasutama ja siin juba siis esimene liustik sinna Korženeva poole. Eks ta oma alguse saabki sealt Korženeva nõlvadelt, nii et siit siis läksime teisele poole ja seal oli küllaltki niisugune kiviohtlik nõlv. Esimene laager, kus head mälestused, kellel head, kelle halvad. Ja jälle tagasi, magasime ühe öö. Ja nii me seal pendeldasime edasi-tagasi mitu korda. Siin vahepeal sai saunas käidud, see on jälle kõrguse rekord kõigil vist 4300 peal saunas käia. Väga mõnus. Vahepeal ja siin liigume jälle tagasi. Vahepeal jah, Katrinil tekkisid tervisehäired ja siis ta pidi alla jääma ja see oligi üks põhjus, miks siis nagu see esimene üks eraldus nii. Aga ka see lahenes ilusti. Siin me Ainiga siis liigume tagasi, saatsime Katrini alla ja siis liigume teistele järele. Ja siin juba 5600 peal siis püüdsime kätte nad teised ja püüame siis liikuda kõrgemale ja siit siis edasi juba 3. laagrisse. Siin need on küllalt järsud jää ja lumenõlvad, siin siis olid ka köied, ronisime seal niimoodi. Noh, eks ta ole, tead, niisugune alpinismi küsimus, et kas ette pandud köied on see päris nüüd alpinism või kommerts või, aga no nii ta oli. Ja vot see on meie siis kodu 8 ööks siin, niisugune mõnus koht. Igatahes öösel oli siit väga niisugune huvitav käia siin taga niimoodi või õhtul või mis iganes ajal niimoodi väga vajadusi rahuldamas. Et vaatad alla, et oo, sealt oli pikk libisemine. Ja muidugi väga uhke vaade taha Šomoni tipule. Vasak seal on päris karniis. Sealt me isegi nii vaatsime üle ja ei taha. Aga meil oli tore niisugune ajaviitmine, kuulasime seal igast muusikat, muidugi klassika, muidugi seal igast muusikat. Vysotski
eks ole, mis sobib sinna ja Meelise sünnipäeva pidamine. Muidugi seal me eriti nagu pidama ei hakanud, all pidasime. Aga midagi ikka. Nii, siin laskume baaslaagrisse. Ja nüüd siit on tagasi vaade siis, kus me ööbisime. Siis järgmine niisugune aps, millest ma tahan rääkida, mitte halvustavalt, vaid just, et nagu õpetlik oleks selline, et kuidas inimene võib eksida lihtsas kohas mägedes ja 38 tunniks kaduma minna. Nimelt me liikusime Allaniga, kellega ka eelmine aasta olime Leninil koos seal lõpus, teised olid juba ees, läksid ja jõudsime juba sinna laagrini, oli võib-olla seal kilomeeter või enne seda Moskvina liustikku. Seal on niisugune, järgmise slaidi peal on ka parem pilt. See on nagu Allani joonistatud, kus ta eksles seal. Tähendab, see baaslaager on siin, oleks pidanud siit kohe üle tulema, aga näed, nagu allapoole ja siis kusagilt siit jõudis. Ma pidin seal veel vahepeal niisuguse skeemi tegema, aru andma, et kuhu siis te ikka mehe panite, laiba kuhu panite. Et me ise muidugi naersime, aga asi läks ikka kogu aeg tõsisemaks ja tõsisemaks. Nii. Ühesõnaga, see on väline külg niimoodi, mis toimus, et fakt, et mees oli kadunud. Nii. Isegi 2 ööd, jah, 2 ööd. Ma ootasin muidugi, vaat siin on nüüd natukene see pilt, vaat siin on, siis olin mina seal selle üleval selle põndaku peal ja vaat siin Allan, keda viimati nägin siin jõe ääres. See on niisugune kitsas jõekene, seal tuli alla ja ootan, seal ei tule meest ja üle ääre vaatan alla, et korraks nagu nägin, et nüüd tuleb. Ootan veel ja siis lõplikult kadunud. Kuhu läks, ei tea. Ja käisin 2 korda all seal otsimas niimoodi. Ilm oli suurepärane, päike veel paistis, see oli kusagil õhtul kella 6 ajal. Ja ei ole. Ja siis mõtlesin, et äkki ta kuidagi kavalalt läks minust mööda. Ma jätsin küll oma suure seljakoti sinna tee äärde niimoodi, et näha on, et mees on siin. Aga ei kedagi. Ja püüan siis laagriga ühendust võtta, see meie Katrini raadiotelefon oli minu käes, nii et ilusti sain kohe, aga mitte keegi ei vastanud sealt ka. Et üks läks kaduma või mis seal ikka. Ja läksin laagrisse, seal kõik peavad juba Meelise sünnipäeva, aga Allanit ei ole. Siis öösel läksime veel otsima niimoodi ja järgmine päevgi veel Ain ja Meelis käisid otsimas. Me Kristaga olime baaslaagris ja aga siis juba teine või teise või 3. päeva hommik, siis magan telgis ja äkki kuulen Allani häält, et kusagil ta nii rõõmsalt kilkab. Tuleb, eksis, 38 tundi. Aga miks ma õpetlikku tahan öelda? Näete, nii või teisiti, me arvasime, et ta äkki laskus siit Põlni väljale, kus muide 86. aastal ööbisime seal telgiga olime, nii et need piirkonnad on täiesti tuttavad mulle. Aga tema ise väidab, et läks siit alla. Nii või teisiti ta ühesõnaga alla. Et ühesõnaga, kui inimesed eksivad, siis tõenäoliselt allapoole. Meie näiteks ka Ainiga pärast, kui lumesajus liikusime teistele järgi sinna Korženeva poole, ka natuke eksisime tee pealt ja täpselt ka niimoodi laskusime õige raja pealt alla, sest lumi oli katnud selle raja, nii et ei näinud enam. Aga seal just mõtledki, et me oleme kindlasti alla läinud ja siis tõusime üles ja oli korras. Kuidas ta sinust mööda läks? Ega ta ei läinudki mööda tõenäoliselt, et kus ta seal oli, ei näinud. Igatahes tema oli mind näinud pärast, ma sain niimoodi, aga ma ei näinud enam. Kus ta ööbis? Tal oli telk ja sööki oli nii, et ega tal midagi häda ei olnud ja ega Pamiri küll, aga need ööd olid väga soojad, nii et oleks saanud ka ilma ööbida, magamiskotiga muidugi. Nii et ega tal midagi häda ei olnud, aga meie, eks ole, see mõtlemine, et ei ole teadmatus ja siis oligi otsus, et võtab giidi ja giididega liigub koos. Et meie 4 siis liigume edasi.
omaette. No see oli karm otsus, aga midagi teha ole. Muidugi see on nüüd väline külg, aga huvitav, et keegi ei ole küsinud minu käest, et kuulge poisid, et äkki te mõtlesite selle loo välja, et lihtsalt niisugune ajakirjanduslik PR võtte. Igal juhul huvitav tagantjärele. Nii, muide Krista käis jalutamas, ma tahan sulle öelda, et näed, sul intuitsioon ütles õigesti, sa käisid siin jalutamas, eks ole. Et äkki on Allan seal, aga muidugi sel hetkel ta veel ei olnud, ma usun, kui sa käisid. Kui suure ringi ta seal maha? No näed, siin punasega punktiir on niimoodi, et ega see pikk ei ole. Mõni kilomeeter, aga ja ta nägi, et no ega see ei olnud ainuke põhjus, Leninil juhtus ka üks aps, sellest ma ei räägi praegu temaga, jah. Et eks need kaks asja kokku olid nagunii, aga teiselt poolt mehel on väga hea aklimatiseerumisvõime, kõik ühesõnaga näiteks kui ma veel ei suudagi liikuda, tema juba läheb jalutama üles, nii et kas see nüüd on hea või halb, aga igal juhul niisugune vastuolu. Mida oleks siis pidanud tegema, mis see õpetlik moment? Õpetlik moment, et ikkagi tagantjärele, et ma oleks pidanud kauem seal olema selle põndaku peal ja ootama, eks ole, et siis oleks tal see ekslemine ära jäänud, sest ma ei kujutanud ette, et seal üldse võib eksida, et me ju seda sama marsruuti, nagu ma ütlesin, 3-4 korda läbi käinud ja rada oli ees ju seal. Jah, seda ka muidugi, et ma oleks pidanud ise lõppu jääma. Aga ma ütlen, meil liikumiskiirused olid natuke erinevad ja 2 korda. Kus ta siis tegelikult sel ajal oli? No ma ei tea, ta väitis, et siin ühesõnaga hakkas mingit maru järsku nõlva pidi üles minema. Et seal oli küll kõrval, aga seal oli ka ju näha see rada, et mina ei näinud küll seal mingit väga järsku nõlva, et ühel pool allpool olid niisugused suur rusu või see rusu, jah, suur rusu, ühesõnaga, mille peal nagu jälgi otseselt ei olnud, aga see pidi nagu meeles olema, et sealt minnakse ja edasi oli küll näha niimoodi peenikse rusu peal, et rada läheb. Nii et niisugune lugu. Aga ütleme, lõpp hea, kõik hea ja siin me siis puhkelaagris siin puhkame, Asaadi tippu imetleme ja joogaga tegeleme ja 5 päeva. Loomulikult, ühesõnaga enne seda põhitippu. Siin näete, siin väga huvitav detail, mis see on. Ja siin siis ka väike koristustöö. Vahepeal muu hulgas käis Katrin Korženeva peal ära, nii et me kohtusime seal, kui meie laskusime, tema tuli üles ja siis Vene grupiga käis ära seal. Nii et esimene 7000-line selle retke jooksul ja siin siis on need pidulikud momendid. Muide, see pidu oli hulga niisugune hoogsam kui hiljem Chamonix puhul. Siis oli kõik juba, et nüüd on ära minek ja ega seal oli ka võtsime samamoodi, aga mitte nii. Näete, siin isegi tantsitakse. Siin on pildid. Aga meil ütleme, see oli siis 31. juuli juba, puhkepäevade lõpp. Hakkame vaatama, et kas tulebki nüüd minna või et järsk küll, aga uurime juba seda põhieesmärki. Ilmad olid kogu aeg väga ilusad. Välja arvatud see päev, kui me Ainiga üles liikusime, siis nagu ma ütlesin, lund sadas. Nii et nüüd me siis 4 liigume edasi. Allan sai ka ühe grupiga, kus on giidid sees olid edasi. Nii et kõik oli okei. Järgmine päev. Katrin jäi alla puhkama, nii et saadavad meid teele. Valteri liustikust edasi, see päev oli siis meil eesmärgiks ainult siia ABC laagrisse jõuda ja sealt siis hommikul vara
minna. No vaadake, siin on siis nüüd see kogu see marsruut, see kõige laviiniohtlikum koht ülevalt tuleb alla Borotkini ribi ja siit siis Dušanbe tipp ja Šomoni tipp. No siin näitan neid slaide kiiremini. See on küllalt lai, kaugelt vaatad, et noh, kas me mahumegi sinna sirbi peale ära või selle jääpõndaku peale. See on no, vähemalt 100 meetrit lai ja no, vähemalt 500 meetrit pikk. Aga küsimus ongi, et kas seda 500 meetrit läbid nii, et ülevalt sel hetkel ei tule midagi alla. Nii et see kogu aeg see oht oli. Aga kui saime juba kaljudele, seal enam vähemalt laviini ohtu ei olnud. Seal ole ise... Ei, see on trampliiniliustik, see on teisel pool, see on Šulajevil. Ja seda ma olen ka näinud, kui sealt alla tuleb võimas. Sealt ma usun, keegi ei julge üles minna. Ka kaljude peal on mõnus, näed siin oli valida, kas siis väljaspool köiega minna, näed siin Krista selja taga köis, või läbi sellise prao. No me tõusul ikka valisime prao, et vähemalt, ja. Siin olid juba esimesed köied ja tugiköisi oli ka edaspidi. Noh, edaspidi juba läks lumiseks ja niisugused kohati olid persrundid, nagu siingi. Ja ükshaaval siis köie peal oleme, sumaaritame ülespoole. No vaat sellised. Jah, ta oli kohati oli persäkiline niimoodi, aga no oled ikka köie peal kinni, noh, mis seal ikka, kui lähed. See aasta, ma veel kord ütlen, olid väga head tingimused. Ega asjata, noh, seal ikkagi terve grupp jõuab üles. Ja. Esimene laager sai küllalt kõrgele 5600 peale. No siin järgmine päev edasi, mõnusalt. Mõni lõik oli täitsa niimoodi mõnusalt jalutatav. Firni platool. No mõni lõik. Firni platool siis paradoks pidi alla laskuma sealt rindade pealt. See oli 5800 peal laager, umbes udune päev. Ja ega järgmine päevgi oli, see oli niisugune natuke kriitiline moment seal, siis tuli lumetuisk ja ega jäljed kadusid, nii et hea, et Meelis mäletas seda minekuteed ja siis jõudsime ikka niimoodi õigesse kohta. Õhtul muidugi läks ilm ilusaks, nii et 6600 peal laager. Õhtune pilt telgi uksest. Ilus ju. Ja hommikune pilt Pamiris. Siin on siis Korženevskaja täpsemalt. 5. Ja ei saabki. Ja viimane laager, no see sinna tõus oli ainult 300 meetrit, noh 6600, 6900, see oli kerge päev. Ja seal oli juba ees, meie telgid on, 2 punast on siin. Et kui mõni küsib, et mis seal nagu temperatuur oli, siis Kristal oli mingi registreeriv termomeeter kaasas, et -28 olevat olnud öösel üks öö. Aga kuidagi ta ei olnud midagi hullu, nii et päeval eriti. Hea magamiskott täpselt, jah. Ja hommikul siis ohkad ja kas tulebki nüüd minna või? Et see on, noh, algul vaatad seda labidat või lobatat seal, no muidugi mitte seda mööda ei ronita, vaid siit kõrvalt minnakse mööda lund ikka. Et aga seegi oli äkiline niimoodi. Aga tasaks hakkad nikerdama ja mis seal ikka, jäljed olid ka muidugi ees. Me olime muidugi siin selles satsus suht eespool, nii et enamus rahvast tuli pärast veel sinna tippu. No, ilus. Enne harja, seal oli ka mingi köiekene. Ja siin on siis nüüd viimane 100 meetrit või mis siin on. Seal oli üks niisugune äkilisem koht. Krista ronib
ja kella 2 all kohaliku aja järgi olime tipus. Nii et niisugune rõõmus moment, eks siin filmiski on veel näha. Midagi hullu, nagu ma ei tea, kuidas kellegi oli, et noh, eks väsinud muidugi olime ja hingeldasime, aga noh, niisugust peabki hingeldama. Aga siin on juba 40% hapnikku sellel kõrgusel. Siin on näha ka, kus meie see laager on, sinna peame siis õhtuks tagasi jõudma. Siin on natuke altpoolt see laagri koht. See on siis Dušanbe tipp 6900. Allan oli ka juba järgmine päev sinna jõudnud või hommikul. Ja noh, siin siis niisugune hea vaadata, et käidab. See oli muide mulle üks raskemaid päevi, tähendab seal, noh, muidugi laskusime alla, seal lõunatasime ja siis sinna kruudi peale, see on külm ja niisugune tuuline ja füüsiliselt juba raske. Aga noh, juba siis 8. augustil hakkasime laskuma siit seda Borotkini ribi, siis noh, ainult alla. Niisugused vaated kaljudel. No kaljudel kuni sinna olid ise mees, et ei kuku kuhugi, aga samal ajal tuli jälle läbida see ohtlik, laviiniohtlik sirp või no see platoo. Ja kogu aeg vaatad ühe silmaga, et kas sealt on täna tulnud midagi ja kas sealt tuleb, aga no kes seda teab ette. Ja no kas minna või mitte minna ja no minna siis ikka. Et midagi ja no kui juba siin olime, siis võis ohata, et asi on tehtud ühesõnaga ja eluga. Aga järgmine päev, kui me seal sööklas või söökla kõrval istusime, siis seal oli juba 3 laviini tuli alla hommiku poole, nii et mõtlesime, et kui seal keegi praegu on, siis on ikka väga jama. Aga vist ei olnud. Siin on siis nüüd lõpetuseks on mul see päevad nagu ära toodud, rohelised on puhkepäevad. Selles mõttes vanal mägimatkajal on huvitav selles, et matkadel mitte iialgi nii palju ma ei ole puhanud. Aga seal ikka käid üks puhkepäev ja kui seegi. Aga siin on, näete, kui palju rohelist ootamist. Aga see eest, kui on punane, siis on ikka täielikult punane. 27 päeva kokku, mitte allapool 4300. Ja siin on siis see kõrguse graafik, mis tuli no, konkreetselt minul näiteks ja vist Ainil ka, noh sama, sest me käisime see sinine sakk alla on see korra baaslaagris käimine. Aga nüüd huvitav, jätame meelde 5100, 6100 ja siis 7000 ja pikk puhkus. Ja siin on võrdluseks Lenini graafik, vaadake, juhuslikult see ei ole üldse niimoodi taotluslik, aga numbrid on samad. Ma märkasin. No, eks ole, Juhin ja siis mis see on, see Rastelnaja peal ööbimine ja nii et sama muster. Et see on natukene niimoodi sama. Muidugi kõrgus on teine. Ja noh, oligi siis saime oma need piduliku õhtu ära tehtud ja alla poole tunniga jälle laagrisse või sinna, vabandust, Tširgitali. Seal siis pidulik lõpetamine, kus tuli ka kohalik minister rääkima niimoodi seal selle Avesto hotelli aias. Ja ongi, oota, nüüd tuli vist midagi, ei lähe edasi siin. Okei. Ei, rohkem ei olegi vaja, et seal oli lihtsalt, et tänan tähelepanu eest oli kirjutatud. Tohin sisse juhatuseks midagi öelda? Seda, ei taha. Ei, ma tahan seda. Seda, Tohib selle kinni praegu panna? Ega ta ei olnudki lühike, see
selle Hirni platoo pealt oli päris raske päev sinna 6600 peale, 5800, 6600. No sellel kõrgusel, mis see siis on, 800 meetrit, eks ole, on päris palju. Muidugi see viimane lõik, 300 meetrit. Mis? Meie liikusime kunagi teistmoodi, No. Meil ei olnud ilmateadet ega Jaa. me vaatsime ja meie tegime tipu 5 ööpäevaga ära. Jaa. Teie tegite See läks jah, alla saamisega 8. Teil oli ilmateade olemas. Ilmateade oli olemas, raadio oli kaasas. Nii, aga täienduseks siis Kalle jutule, minu ülesandeks saigi siis Kalle seda audio poolt täiendada visuaalsega ja ma peaks tänama ka Miikael Orbemi eest Ronimisministeeriumist, kes mul suvehakul pöördus minu poole palvega, et ma paneksin kokku meie suvisest hooajast või tegemistest sellise lühifilmi. No film on selle kohta väga palju öeldud, et ta on selline kokku pressitud kujul 3 nädalat, noh, selline võib-olla pikem treiler või ma isegi ei tea, et mis ta on, aga film kindlasti on palju öeldud ja aga tänu Miikalile sai see tehtud ja nüüd on mida näidata vähemalt. ja kui nüüd küsida, et mida ma nagu, et mis see nagu kõige, no alustame sellest, et tegelikult oli väga lahe tiim ja väga lahe seiklus ja väga head mälestused ja kui nüüd minu käest küsida, et mis see nagu see kõige kihvtim mälestus oli, siis 2 asja võib-olla, jah. Õige. Et ütleme see hetk, kus ma istun 5-1 peal esimeses laagris ja läbi raadiosaatja kuulen, et baaslaagris on mingi jama lahti. Ja see jama siis seisnes selles, et teel esimesest laagrist ehk siis 5-1 pealt alla baaslaagrisse on ära kadunud üks inimene. Ja juhuslikult oli see inimene Eesti tiimist, Eesti liige. No, kuna siin Kalle seletas, et mina vahepeal, me läksime omavahel lahku, mina tõusin üles, meie tiim tuli alla, me kohtusime tee peal, aga siis jah, üks neist paraku baaslaagrisse ei jõudnud ja siis ma istun seal, on ju, nagu mõtlen selle peale, kuulan seda kõike ja tõusen järgmise päeval järgmisesse laagrisse kõrgemale, ikka sama asi, veel üks öö, tõusen jälle kõrgemale ja pole ikka inimest leitud, et võt see, ütleme, see hetk oli ikkagi raske. Ja võib-olla isegi raskem oli see teadmine, et sa seal istud, sa tead seda ja sa ei saa tegelikult mitte midagi teha. Aga teine mälestus võib olla ehk selline pisut rõõmsam on inimene, see inimene on baaslaagri Peeter, poolakas, kes siis, ma seda lugu rääkima ei hakka, seda filmist teda siin ka tegelikult ei ole, see film, noh, ma võin näiteks ütleme niimoodi, et kui see pudel on siin meie seiklus, siis see film on see. Vot. Et siis see poolakas Peeter, kes jah, et päästeti ära, mäe pealt toodi alla ja ta ise lootis tegelikult, et ta seal taastub, tal oli kopsuturse ja et ta seal taastub ja ta saab jälle loa tõusta, aga seda paraku ei õhtunud. Ta jäigi sinna baaslaagrisse redutama ja kuna ta oli selline kinnine tsoon, sinna olid meil kopteriga ju toodud, sealt ta kuhugi ära minna ei saanud koju ja nii ta seal siis need 3 nädalat seal baaslaagris elas, et kui see, keegi kindlasti teate seda filmi, seda Terminali Tom Hanksiga, Lock in the Airport, noh, siis Peeter oli see mees, kes oli nagu see Tom Hanks ja baaslaager oli tema terminal. Aga vaataks seda filmi, et mingi ettekujutuse igal juhul saab. Saaks need tuled ka ära kustutada.
ja me vahetasime, tema sai minu kaadreid ja oleme Moskvina väljal. Kõrgus on üle 4300 meetri. Saabusime just kopteriga pool tundi tagasi ja sätime nüüd telke püsti. Üldiselt meil läheb hästi, käisin ehmatuse möödas ja juba organism on nagu rahunenud. kohe vaatame, kohe võtame selle pulssoksümeetri välja ja vaatame, kui rahunenud sul. Söögiisu kõigil on, see on hea märk, et kõigil on nälg ja suud matsuvad. Welcome in my hotel in Base Camp Moskvina. So I'm Jan from Czech Republic. I'm 31 and I'm here because I like the mountains. Да, 90? Ну, 90 это хорошо. Вот, 90. Ongi 90. Kaks karabini võiks kaasas olla. Вы подстроите под эту частоту, не надо будет. Mis paks siia? Ma ei usu, et see on Süstad. Seda elastiksidet näiteks ei ole vaja. Arvan ka, et ei ole vaja. If this is sharp, you don't need a knife at the mountain. You can cut the sausage, you can cut the rope. And You can cut your partner. you can kill your partner. Everything is possible. All you need is an ice axe in shape.
Yes. All you need is love. It's all about likes. So it's porridge and some energy drinks and some bars and just soup. And chocolate and coffee. You know what? I do like this. I constantly turn it and you just... Teamwork for one pole. It's the mental work, it's not mental work. Go on. The mental preparation. You will see the result. Really? Wait. Now. Yeah. So? Pidulik hetk. Pidulik hetk. Ei olegi nii lihtne. Jah. My experience, okay, mountains are dangerous, but go across the road is dangerous. Driving car in Czech Republic is really dangerous. In Poland, in Europe at all, there are many dangerous things all over the world. No, sa juba valmis? Mina olen valmis, jah. Kas prillid äikima lööma? 23. Võtame 23. See on arv. You have a challenge for the heaviest backpack? Yes. Oh. 31,6. Ei ole, Kalle. Mis sul seal üleliigne on? Võta välja. 10 kilosid kohe. Päriselt. Nagu sõlme peale sidumine. Будем надеяться на удачу, чтобы погода нам благоволила. Sa ette sama klauna. Faktor X. Esimene tõus esimese laagri suunas. Väga ohtlik jäänõlv. No vot. Juhuu. Dzień dobry. Dobry dzień. Käia ees, otsida rada ja... Она пришла. Герой, спасибо. Герой. И спасибо вам за тропу. На здоровье вам. Seal on köie ümbertõstmise koht.
ronitud on 3 köie pikkust. Viimaseid samme võtab Kalle Kiiranen. Tuleb Lukas, kogenud jääronija, käinud ka Handengri tipus. Naeratus näol ja sealt läheb meie marsruut edasi. Ja, det ikke noe ut, tenker jeg. Take care. Here with one base camp, we know each other and we work together. Now my cooker doesn't work and I've got cooker from your friend, from Alain. It's like a big family here. Kassid jalga. Ja siis sinna. Lukas Praos. Nii, Kalle tuli Praost välja. Nii, oleme Dušanbe peal laagris. Selle tipu raskemaid kohti füüsiliselt. Ega see lõpp on lõpp on ilma seljakotita on ju. Jah. Ja siis viga, kepustad nagu kitseki väilul on ju. Jaa. Kõva tuiskuri täna jah, päevatsa. Nüüd vastu õhtul läks ilusaks. Keedame siin teed. Loodame tomme. Ja lõõma on ilus. Kogu meil ootus. Сейчас. 30 секунд. Are you okay? Yes. Mis ma selle peale sulle ütlen? Sittasest vaatest. See on nüüd Aini filmitud, sest mina seal tipus ei ole.
GoProga? ei, üks mingi tundmatu pisikene seikluskaamera. See on väike samm inimkonnale, kui üks suur samm 64-aastasele mehele. No. So what dangers? No, actually I don't like dangers. So I'm not coming to the mountains to look for dangers. That's not the point. I'm coming to the mountains because I like them. So they are pretty, beautiful, and I like the feeling on the peak, and I like the feeling because I made it on my own, and that's something what brings me happy, makes me happy. Võib-olla paremgi. Ära nüüd, jah. Kas keegi tahab küsida, siis võib seda kiiresti teha. Üks küsimus oli, aga... Ei, ma rääksin siin, et lihtsalt ebakindel liikumine ja siis kadumine seal tee peal. Vaat veel täienduseks, et see on ikka huvitav asi, et muidu kõva mees, aga ühesõnaga lõpus või mingi tohutu väsimuse hetkel nagu sisemine kompass läheb segi. See oli Leninil oli ka sama. Kõrgus ja kurnatus ja ei tea, mis see nagu iseäras, mida tuleb arvestada edaspidi. Et hindasime, et meie neljakesi nagu liigume enam-vähem ühesuguse tempoga ja Allan siis soovitasime giidi võtta, mis oli algul meil plaaniski. Aga ühe sellise õppetunni saime küll, et asjad lihtsalt juhtuvad ja lihtsalt juhtuvadki ja lihtsalt ongi nii ja sa ei saagi sinna midagi teha, sa võid panna sinna paberi peale, ükskõik kui ilus see plaanikene ka välja ei näe siin paberi peal, reaalis läheb kõik ikkagi oma soodu, nii et see oli nagu põhiline. Aga kui on kõik, siis... Režissööri töö oli hea. Aitäh! Sind ma selle